et lahendame akadeemilist testi, Tartu Ülikooli oma, neid näidisülesandeid, mis on antud. Ma pean hoiatama, et ma ei ole ülikooliga seotud kuidagi, ma olen lihtsalt üks õpilane, kes arvab, et ta natuke oskab matemaatikat, nii et ma lahendan siis neid ülesandeid, et need ei pruugi olla kõik õiged vastused, ma küll kontrollin neid selle ette antud vastustega, vähemalt vastused on õiged, aga lahenduskäik ei pruugi olla see, mida oodatakse teilt, või noh, see oli kuni sealt pealt panema nii valikvastuse testile, aga igatahes hoiatus, et ma ei ole mingi ekspert. Hästi, kõigepealt siis, millistest osadest ei saa kokku panna ruutu? Nii, ja mõtleme. Alustame siis sellest A-omast, kuidas sellest saaks ruudu panna. Mina teeksin temast ruutu niimoodi, et selle trapetsi, selle ma paneksin niimoodi, siis need 2 toigast need ma siis seaksin vastavalt niimoodi ja siis selle keskmise ma paneksin siia, nii et sellest ma saaksin ruudu küll. Nüüd siin on B oma. Ma nüüd ei tea tegelikult, kas neid juppe tohib, et kas need on nagu ruumilised, et kas ma võin neid õhku tõsta ja nagu ümber pöörata. Et kui ma saaksin neid ümber pöörata, ma ei tea, kas saab, siis ma paneks ühe neist siia ja teise siia. Aga ma ei tea, kas tohib, nii et selle ma jätan praegu küsimärgiga ja tulen siia tagasi hiljem. Nii siis C-omas ma teeksin niimoodi, et ma paneksin siia ühe ja siis selle 3 nurga ma tõmbaksin siia peale niimoodi. D on lihtne, on ju, D sa paned, 1 tuleb siia, see 3 nurk ja teine 3 nurk tuleb siia. Nii, ja E on, ma teeksin niimoodi, et ma panen ühe siia ja siis selle lõpuklotsi siia. Nii. Ja jõuame B juurde tagasi, et kuna ma ei tea, kas neid tohib pöörata ja ma eeldan siis, et neid ei tohi pöörata õhus, nagu et need oleks ruumilised. Ja teistest ma sain praegu ruudud kokku, nii et ma ütleks, et vastus on B. Ja kui vaadata lehelt, siis tegelikult vastus ongi B. Nii. Siis on mingi see, et mis ristkülikas on samasuguse pikkusega joon nagu esimeses. Ja sa võid võtta tegelikult lihtsalt nagu kasutada oma sõrme mõõtlauana ja et otsustada, millises on sama. Nii et kui sa paned oma sõrme mingi selle ekraani peale ja siis, või siis näiteks teed paberitüki, sest akadeemilisel testil võid paberitüki kaasa võtta, et see on hea viis. Tegelikult ei tohi võtta joonlauda, aga sa võid paberitüki teha sama pikaks, kui on see esimene ja siis lihtsalt arvuti ekraanilt võrrelda. Ja sest nagu nii on kõige lihtsam ja nii sa teed tõenäoliselt kõige vähem vigu. Nii et jah, mina ütleks, et praegu vastus on C. Kui ülesandete lehelt või seda vastuste lehelt vaadata, siis see on ka nii. Siis on see 3. Ja see 3 on minu mõttes kõige raskem ülesanne siin. Ja seda ma ise ei osanud lahendada, kui ma konsulteerisin asjatundjaga, ehk siis klassiõega. Ja asjatundja ütles niimoodi, et sa võiks mõelda siin, et mitmeks osaks see on jaotatud. Et see on 3 osaks jaotatud, see on 4 osaks, see on 5 osaks ja siis vaadata, et mis on järgmine siis 6 osaks ja siis tema ütles, et vastus on see. Või et see loogika on see. Vastus on ka A, nagu ülesannete lehel on kirjas, aga see on see loogika, mida tema kasutas, et seda lahendada, seda õiget vastust saada. Nii, ja nüüd on see kuubi ülesanne, mis on mõnele väga lihtne, mõnele väga raske. Et siin tulebki lihtsalt mõelda. Okei, esimene asi, mis saab teha, on see, et see joonistad endale paberi peale sarnane kuubik ja siis vaadata, et millised otsad päriselt puutuvad kokku. Et see on üks viis, kuidas seda teha. Teine viis on see, et sa lihtsalt mõtled, et mis on mille suhtes, kuidas. Nii et vaatame A-d. A ei saa olla, sellepärast, et see väike täpp ei ole tegelikult, kui see kokku voltida, ta ei ole selle ruudustiku lähedal. Siis kui teist vaadata, siis sellel tasub mõelda niimoodi, et siin saab ka lihtsalt mõelda niimoodi, et tegelikult see, kui see osa peab üleval olema, siis selle kõrval ei ole seda täppi. See on vale. Siis on C, mõelda niimoodi jälle, et C on siin, see täpp, siis kas see osa on, esiteks see, et kas ruudud on siin kohas, kus nad on, minu meelest ei ole, ja siis see kolmnurk siin tegelikult, kui ta kokku voltida, oleks ju hoopis siin pool, selle täppe pool, nii et mitte seal all, nii et see on vale. Siis on D, nii kui D ette võtta,
siis jah, see ruudustik oleks siin üleval, see on õige ja see täpp oleks ka siin külje peal, nii et mina ütlen, et D on õige vastus. Vaatame korras kähku, kas E-d ka igaks juhuks. Nii, kui täpp on all vasak või all paremal nurgas, siis tegelikult siin üleval peaks olema ju ruudustik ja siin peaks olema tühi. Nii et see on ka vale, nii et vastus on D. Ja D on ka see vastus, mis antakse vastuse lehel, nii et need on mingid akadeemilise testi ülesanded ja see, kuidas mina neid lahendaksin.